Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Unibet, selle saate maksis kinni Unibet. Kaspar Kikerpill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Hooaja viimane, Karl, hooaja viimane. Ja meil on 2 tiimi. Sinise tiimi kapten sellel hooajal on olnud ei keegi muu kui Veetlev Võrratu andekas Teele Viira. Ja punase tiimi kapten aeg-ajalt meeldiv Sander Õigus. Ja mõlemal tiimil on muidugi külaline nagu meil ikka sinises tiimis ei keegi muu kui muusik andekas, igavesti tore, vahva ja naljakas Elli! Ja punases tiimis elukutseline, vallaline ja vahepeal ka koomik, daamid ja härrad, Hendrik Punto. Nii, Karl, me teame, kes on meie viimase saates. Me teame, et meil on olnud väga pingeline hooaeg. Karl, mis on meie hooaja viimase saate esimene küsimus? See on natukene loomade kohta, aga see on teaduse küsimus. See on teaduse küsimus. See on teadlaste kohta. See on teadlaste kohta. Teadlased andsid 8-jalgadele ekstassit ja mida nad avastasid? Siis nad hakkasid ennustama või? Kas me olime korrake küsimusest aru? Pidel saab küsimusest aru. Korrake küsimus, ma ei saanud aru. Teadlased andsid 8-jalgadele ekstassit ja mida nad avastasid? Nii. Oota, kas teadlased avastasid või mida 8-jalad avastasid? Ma arvan, et... Ütlesid, et fun on ka kumbadel, kas teadlastel või 8-jalgadel on fun? Me õppisime selles hooajas seda, et 8-jalad hakkavad vihasena peksma kalu, on ju? Nii. Edasi ma ei tea. Sa lihtsalt Kallil näidata, sa oled õppinud. Ei, et ma mäletan midagi. Ta on täna riides ka nagu siuke tubli. Tegelikult ma päriselt hakkasin seda radapidi nagu mõtlema, et võib-olla võis välja tulla, et see äkki ei mõjugi nendele. Oppa. Väga huvitav. Ei. Aga see oli vale. Mina vastupidiselt hakkasin mõtlema, et see... Või kas on korda mööda või? Aga me tuleme varsti tagasi. Independent business woman. Seal on 4 tiimi. Nii, punane tiim. Hendrik, mis sa arvad, mis juhtub 8-jalgadega, kui neile veits ekstasit anda? No, ma arvan ka, et need on fun, aga nüüd hakkame kuskilt minema 8 jalga. Mis tähendab fun 8-jalale? Ja milline on nagu lõbus 8-jalg? Lõbus 8, kus 8-jalg elab? Mitte mägedes. Ma tahtsin ka üldse. Paneme üldse võib-olla vihje ja siis vaatame. No, lähme vihje peale. Ehk siis nad avastasid selle mõju kohta, see on just täpselt selle mõju kohta, kuidas see ekstasi mõjutab neid ja mis pani 8 Ühesõnaga, nad hakkavad mingi crazy't tegema, ma arvan. Mis sa saad jalgadega teha? Nii. Kas need, kuna nad saavad nagu, vaata 8-jalad saavad mingi lukuaugust läbi minna, on ju? Kas nad ühesõnaga need sulasidki nagu ära? Ei olnud päris see, aga mõelge, millised muidu 8-jalad oma sotsiaalses käitumises on. Läheme nüüd sinna tiimi juurde. See teeb sotsiaalseks, näed. Vaatame, mis siin See teeb sotsiaalseks nad. See on õige vastus, jah. Aitäh. Tehniliselt me ütlesime vale vastuse ja oli nende kord. Siin on mingid reeglid väidetavad. Siin on, nad hakkasid hästi sotsiaalseks ja hakkasid üksteist väga palju käppima, nagu 8-jalgadega. Ehk siis oleks võinud olla nagu kõige loogilisem, aga mina arvasin, et see peab ikka olema väga... Sina ütlesid, et ei mõjuta üldse, mõjutab täpselt samamoodi nagu inimesi. Nii, esimene punkt on olemas, esimene küsimus on tehtud. Lähme teise küsimuse juurde. Need uurimustööd, mis ma vaatasin, oli siis Ig Nobel auhinnad, mis on siis vastad nii-öelda Nobeli preemia auhinnadele. Põhimõtteliselt öeldakse nii-öelda mõttetu uurimustööd või selline veidramad. Ja ühe sellise auhinna võitja uurimustöö järgi, siis pole pikaks eluks vaja ei head dieeti ega püsida tervena. Hoopis mida on vaja pika elu jaoks? Ma tean, mul seal Lümandas külapoes need vennad, kes on väga pika elu elanud, need teevad hästi palju suitsu ja joovad viina. See on pika elu saladus mõnele inimesele. Nii et vaatad kaamerasse ja ütled, et... Ma ei ütle, et see vastus on, ma ütlesin seda pinnale. Mis sa arvad? Tahab öelda noortele, kes vaatavad. Nalja teed. Need lihtsalt nad poes ütlesid seda, ma quote'isin. Mis nad ütlesid.
oota, ma tahtsin teada, mis pille üldse. Mina mõtlesin ka, et klaas veini tavaliselt iga õhtu või midagi säärast. Midagi, mis tegelikult ei peaks mõjuma hästi. No ütleks klaas veini. Ei, see on tegelikult, see ei ole kuidagi seotud toitumisega millegi muuga. See oli nagu, sorry, millegi muuga. Ei ole üldse seotud. Ei ole kuidagi seotud ühegi toitumise, jookidega, tervisega, nagu see ei ole sellise osaga üldse tegelikult seotud. See on midagi sellist väga mundaanset. Mundaanset. See on siis lihtsalt nagu uni, ei ole uni. See on liiga lihtne vastus on uni. See peab olema midagi crazy't jälle. Mõtleme, proovin Karlile pea sisse saada korraks. See on hirmus koht. Nagu uni, aga nagu hästi crazy uni. See on nagu, see on teatud riikides on, et vaata, inimesed elavad veits kauemaks ka nii-öelda, on ju. Mis ühendab neid riike tegelikult on see? Lihtsalt nagu soe kliima või? Ei ole soe kliima. No ikkagi õnnelikud inimesed elavad kõige. Mingi saare riikides on kõik hästi vanad ka meri siis uju. Aga seal on tihtipeale ka siukene, kuidas ma ütleksin, vaata, kui sul ongi soe riik, sul on aega palju, sul on võib-olla natukene... Kui sul on igav ja sa ei tee mitte midagi, siis elad kaua? Sul on hea, nad vedavad palju aega, nad ei ole võib-olla nii täpsed oma asjadega. Lollidel inimestel on pikem elu. Ma vaatasin ühte Netflixi dokumentaali, kus rääkis nendest blue zone'idest üle maailma. Need on erinevad kohad, kus inimesed elavad ülikaua. Ja üks koht, mis mulle meelde oli Jaapan. Ja ainuke asi, mis sealt välja toodi, oli see, et vaata Jaapanis on hästi madalad lauad. Ja siis kuni ülikõrge jaan inimesed peavad nagu püsti tõusma. Ja siuke väike asi, mobiilsus igas päevas, paneb tegelikult väga palju sulle aastaid juurde. Nii et ma panen lukku madalad laua. Ei Lihtsalt see info oli midagi, mida Sander võiks tõesti kuulata nagu ja ka jälgida ja järgida. Okei. Ma siiralt mõtlesin su peale lihtsalt. Mul on tunne, ma pean vastus ära ütlema. Mul on küll tunne. Ma arvan, et sa pead teelele sõnad peale. Ise te kutsusite, aga te ei teadnud. Mina ei ole. Nii, aga mis on õige vastus, Karl? Selleks, et kaua elada, on vaja lihtsalt halba bürokraatiat. Riigid, kus on sünni- ja surmatunnistusi väga ei anta välja, kus on väga halvasti kogu see raamatupidamine, inimeste elu on palju pikemad. Nii hull stress, et sa ei viitsi lihtsalt. Ei, see on nagu see, et sul on see, et millal sa sündisid? No mingi, ma ei tea, 90-ndatel. Ja sa oled nagu okei, paneme kirja siis see. Eks need loevad valesti või? Jaa, valetavad hästi palju, jah. Ehk siis meil Eestis on perses. Ma tahtsin sama öelda. Meil on suht tuksis. Nii, aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde, nii et seis on ikka veel 1-0. Okei, järgmine küsimus. Küsime siis sellise küsimuse. Mille jaoks loodi mäng Monopoly? Lauamäng Monopoly. Mille jaoks? See on naljakal kombel. Et tülli minna oma pereliikmete vahel mingil põhjusel. Kas on, kui te mängite, te olete need aktiivsed mängijad, kes võtavad seda hästi tõsiselt ja... No kui ma üldse mängima hakkan. 100%, jah. Kas sa sellest saatest oled aru saanud, et ta tõsiselt võtab? Ikkagi küüned tulevad välja ja verd lendab nagu. Ja alla selle ei ole mõtet hakata üldse mängu välja võtma, jah. Nii, aga mis te arvate, mille jaoks ta siis algupäraselt loodi? Lauamängud teadaolevalt on ikkagi loodud selle jaoks, et... Pikemalt ja edasi. Ma veel mõtlen ka. No, et inimesed ju suhtleks siis oma vahel või? Muidugi selles mängus võib juhtuda, et saad targemaks ka, aga ma ei tea. Ma ei tea. See on spetsiifiliselt just Monopoly kohta. No seal on ju kinnisvara ja mis raha ja pangandus ja... Ma pakun, et lihtsalt nagu me olemegi, aga oleks pidanud rohkem Monopoly mängima, et siis oleks targemaks saada. Lihtsalt uurima kõike võid. Ma ei tea, Pille ütle sa midagi. Sellepärast ma siia tõin täna. Et kinnisvara tundma õppida. Kuulsid? See oli kõige enesekindlam vastus kogu selle saate. Me vist peame punkti all. Et ma ei tea, kinnisvara või tänavaid tundma õppida mingis riigis. Aga hea vastus. Nii, lähme punase tiimi juurde. Ei no selles mõttes ma eeldan, et neil oli õigus, et seal inimestele midagi õpetada, kas mingite maksude või mingi harjutada inimestega, et peab mingid makse maksma. See ei olnud niivõrd, ma annaks viisi, ei olnud nagu õpetus, see oli sõnum. See oli sõnum? Just. Ma korraks mõtlesin seda, et äkki lihtsalt nagu... Kui massid lähed vangi. Jah, see on üks, aga võib-olla lihtsalt see ka, et vaesed inimesed saavad korraks ennast nagu rikkana tunda. Tegelikult jumala true.
kui perses sul peab kodus olema? Kas sa istud laest sajab vett sisse? aga põlend rehvi kõrval, soojendad käsi, vaatad oma Monopoli 3 sotti. õhtu tuleb fun. Mõtlen siin liivalaia ära osta, väga hea. aga jah, mul tuli ka mingi rikas isa, vaene isa type of shit pähe, et äkki mingi nagu tüüp, vaata, tahtis oma lapsele õpetada juba varakult. Et see on. jah. Ei, et kui sa ei ole nemad, siis tegelikult on nagu Ma arvan, et Te piiri peal tantsite, jah? Siin on spetsiifiline nuanss, mis on puudu. Et valitsus võidab alati. Mina arvan, et pangale ei saa kunagi raha otsa. Mina just arvan, et see sõnum on see, et maksudest eemale hoidumine või maksude maksmine just. Kui sa mõtled see mäng, eks ole, kus sul on, siis mida see kokku võtab see mäng oma olemuselt? Majanduse, riigi, süsteemi, finantsilise. Nii, kuidas majandussüsteem toimib? Mis majandussüsteem on meil üldiselt? Et nagu kapitalismi reegleid inimestele selgitada või? Anname ära selle vastuse, me oleme liiga lähedal juba, et mitte punktis. Tegelikult Monopoli leiutati selleks, et kapitalismi vihkama panna inimesed. Et see jääb siin tülli kapitalismi pärast ja sa oled selle pärast, et kui halb asi see on. Aga ma lihtsalt lõin ema. Aga see ütleb, et tülli läheksid inimesed ju. Jah, mõtlesingi, mu esimene vastus oli see, et inimesed tülli läheksid. Aga see oleks selleks, et inimesed vihkaksid kapitalismi. Aga mõtle, kui algus sa vihkad oma pere, tegelikult pidid sõõrukat vihkama, aga pole ka oma pere. Sest kui see mäng alguses loodi Monopoli, siis esimene versioon, seal lasti 2 versiooni välja. Üks oli see originaal, kes selle lõi. Oligi see, kus kõik olid kapitalism on halb, vihkamine, kõik asjad. Ja siis Hasbro, kes selle välja andis pärast, oli see, et me teeme väikse muudatuse veel. Ja siis tuli see, et tegelikult kapitalism on hea. Ja see Monopoli, kus kapitalism on hea, sai populaarseks ja see teine osteti mingi ainult paar tuhat. Üli veider, et me ei teadnud seda. Jälle targem, aga Karl, aeg on teha. Järgmine küsimus. Seis on ikka veel 1-0, anna meile võimaluse. Ma lähen siit kord Monopoliga natukene edasi. Kuidas kasutas Briti luure Monopoli mänge oma sõdurite abistamiseks? Monopoli mänge. Hoiame teemat Monopoli juures. Nii, punane tiim, mis te arvate? Keegi juba publikus oli siuke, Monopoli kaarte kasutati mingi salasõnumite andmiseks. Ei olnud see päris, ei olnud salasõnumid. Küsimus oli jälle. Sõdurite abistamiseks. Jah. Kuidas nad abistasid? Maksid neile Monopoli rahas? Okei. Monopoli mäng. Ma ei tea, miks ma naerisin selle nagu, et... Sõdurite abistamiseks või? Tihtilugu normaalsetes heatahtlikes sõdades võiks olla nii, et on palju passimist ja et siis sa pead nagu aega viitma sellega. Aga see oli teine maailmasõda, kus oli ja kujuta ette, et kui sa oled sõduril kuskil kohas, kus sul on hästi palju aega veeta, kus see võiks olla? Variandis on üks variant. Ma olen kõige blondim. Ma arvan, et seal haiglates, kui nad olid vigastatud. See on fun vastus. Aga mitte kaugel. Aga haiglates vigastatud, siis siin raviti oma poole peal terveks. Aga teine asi oli... Pised vastastele. Ütle, palun. Vaatame, mis punane tiim mõtleb. Kui sa jäid nagu sõjavangi, sul oli Monopol kaasas, et vähemalt on aega ja parajaks teha või? Mitte päris, aga see oli sõjavangid ja heategevuslikud organisatsioonid võisid lauamänge saata siis sõjavangidele ka teise riiki. Ja kui ütleme, et sa oled heategevuslik organisatsioon, sa saadad neid lauamänge, kuidas sa saaksid nüüd hästi kasulik olla? Nad said neile saata sellega mingit päris raha ja päris mingid väärtusi. Täpselt nii. Nad smuugeldasid sõjavangidele Monopoli mängude sees raha, kompass ja viile ja kaarte. Legit 4 mu lemmikassi. Ja ma mõtlen siis põgenemiskaarte. Ja need põgenemiskaardid olid siidi peale trükitud. Miks siidi peale? Et saaks kokku voltida või nagu... Et läheb hästi väikseks kokku. See on voltimise mõttes, aga nüüd sa voldid, eks ole? Aga siis ei kao ära, kiri ei kao ära. Aga see teeb paberkaardiga voldid, mis juhtub? Jooned sisse. Ei. Sa oled vaikne kaart. Paberkaart krõbiseb hästi palju. Ja siis siidist on vaikne. Ma arvan, et see kokku tuli 1 punkt punasele tiimile ära. Hea küll. Siga hale, 1 punkt.
väike siuke hale. ma võtan selle, sest mul ei ole täna, ei ole nagu hea tunne, aga... Midagi ei ole teha. Midagi, see ka ei tööta. No nii, aga seis on 1-1 tasavägine mäng. Oi, lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Küsime järgmise küsimuse. Palun mitte Monopolist. Ei ole. Liigub edasi. Järgmine küsimus on selline, et orkaan siis Katrina aitas ühedel USA relvajõududel põgeneda. Kellel? See oli siis Ameerikast suur orkaan oli. Sa ei pea rääkima nagu 4 aastat. Et see Pille enne ei kuulnud. Suur tuul oli. Tuul tuli. Keerutas ringi. Ai. Paha. Ja siis, aga ühed USA relvajõud tänu sellele sai põgeneda. Piu-piu. Mis relvajõud või kuidas, kes põgenes? Eestlane. See oli super vastus, aitäh! Ühesõnaga, mis relvajõud? Nii, orkaan on nagu... Ei, no ta on ikka õhusamas. Ta mõist arvanud, äkki see ongi nii tark, et äkki ikkagi olid mingid õhujõud. See oleks kõige ebaloogilisem. Allveelaeva või ei ole või? Allveelaevad on... Tead, ei ole väga kaugel. Ehk siis merega seotud... Mereväelased, mingi merevägi. Teate, nad olid vist ametlikult mereväe osa. Ehk siis siil. Siil, ei. Nagu S-I-A-L, ei tea või? Aga eestikeelne hääldus oleks lähemal. Hüljes. Seal. Aga mõelge nagu, kui sul on inimesed, kes on mereväes. Kes sul veel võiks mereväes olla? Just. Mereväes, loomad on seal ka. Okei. Mitte kukaga. Aga kana. Mis loomad? Jah, mis loomad? Ma tahaksin teada loomi. Lihtsalt mereväes on loomad või? Olid neil, jah. Nad põgenesid ära. Okei, aga siis ju... No vanad head luureahvenad, no. USA siis ei ole. Aga hüljasid ju kutsutaksegi tegelikult merekoerteks. Mereväe. Ei ole hüljased, ei ole. Kes neil olid, delfiinid või? Õige vastus tuli siit korra ju, öeldi just delfiinid ka ära. Delfiinid on õige. Teeme väikse aplausiga nüüd, oli. Jõudsime sinna. Me saame panna endale selle vastus või? Ja, see oli peaaegu 30 delfiini, kellel oli kõigil mürginõeltega relvad küljes. Ja need lihtsalt kadusid ära ja keegi ei tea, kus nad on. Aga nad oskavad neid kasutada. Fun. Ülihea unduma minna. Et nad on siiamaani lappavad ringi kuskil. Võivad sul siin Balti veres ka tulla välja. Nii. Aga nüüd on aeg minna järgmise küsimuse juurde, Karl. Lähme. Järgmine on tehniliselt ajalooline. Oho, kuidas teil ajalooga on? Punso, kuidas ajaloo teadmised on? Tegelikult ei tea midagi. Aus. Ma küsisin, mis eile tegid. Kui kaugele? Ja Pillerin, kuidas sinul ajalooga on? Ei ole. Mis on see valdkond, kus sina küsimusi üldse sooviksid saada? Väga hea küsimus on see ka. Ei, mul on erinevaid. Lihtsalt katsetame erinevaid asju. Karl, mis su ajaloo küsimus? See eilset päeva mäletan tegelikult mõnes päris paslik, sellepärast, et see on siis kalendri kohta. Et miks just veebruaris on 28 päeva, mitte mingis muus kuus? Miks just veebruar valiti välja selle? Kõige külmem on siis. Ei ole. Tahad ruttu läbi see. See on päris hea. Nii armas. Aga ei. Miks just veebruar? Veebruar on teadaolevalt. Aju lihtsalt ei liigu kusagile praegu. Miks veebruar valiti kõige lühemaks kuuks, et oleks võinud olla siis ükskõik mis kuu või? No tegelikult ma ütleksin, see on loogiline vastus. Nagu kõik need teised. Nagu need kõik teised on väga loogilised. See on, mõtle, mis kalendrit me kasutame ja nii edasi. Gregorian, nii. Nii, millal, kas kalender on alati sama olnud? Ei, ta muutus millagi, aga siis, ei, ma ei tea, ma päriselt ei tea. Sander, see on sinu koht. Lihtsalt sellepärast, et kõik teised ära päästa, ütle ära. See, et ma kuradi Igor Mangi moodi välja. Astroloogiline kalender. Aga kunagi see kalender, mida me kasutame, ei olnud alati selline, nagu ta praegu on. Kunagi ta oli teissugune. Kunagi oli üldse kuu järgi käis kõik. Sa oled ikka pikalt tagasi kohe. See on väga. Aga see sama kalender, mis oli, vahepeal tehti üks ümberstruktureerimine.
äkki oli vähem kuid. Ja siis lihtsalt klopsiti kokku kuskile vahele üks väike veebruar. Väike veebruarikene. Pum. Nii, see ei olnud veel õige. Me tahaks ka liituda väikse veebruari. Me moodustame väikse veebruari koalitsiooni, see on meie ühine vastus. Kas meil reaalselt ei ole olemas seda kohta, kus saab publikult küsida või raudselt nad teavad? Aga küsime publiku ees, kas publik teab, miks on nii? Ainake. Loll pead. Ma tahtsingi, et oleks kõik koos piinlik, mitte ainult meil. Õige vastus on sellepärast, et Vana-Rooma kalendris oli veebruar aasta viimane kuu. Ja siis lihtsalt nad panid ümber, see oligi viimane, see oli kogu aeg kõige väiksem, lühem kuu, aga siis nad panid need kuud ümber, paneme selle siia nüüd keskeleks. Ülisitt põhjus ja sisuliselt, mida sa kirjeldasid, on väikese veebruari teevad. Ta konkreetselt tegi, nad võtsid tagant ja siis viskasid siia vahele sama act-out, mis sa ka tegid. Nagu nad võiks putti saada. Wow, Sander! Ei! Ma ei ole kunagi olnud ja öelnud, et ma ei ole õigluse poolt ja seda enamasti tehakse mulle liiga. Praegu tehti teile liiga. Sa oled palju liiga talle teinud muidugi täna. Sa ei olegi ära teeninud seda punkti. Ma ei võta seda. Ta teeb meelega seda, ta on nunnu praegu, et siis ta teab, et siis ma ei võta. Nii, aga teeme järgmisi küsimusi ja siis teeme mingid muid asju ka veel. Järgmine küsimus. Milline kuulus tegelane on Osmussaarele maetud? Osmussaarele? Jah. Pole mitte alli aimugi. Nii suure energiaga läks peale. Kas ta on nagu fiktiivne tegelane? Seal ei ole tegelikult kedagi, kas see on trikiga küsimus? Mõni ütleks, Kalevipoeg. Sa oled õigel teel, see on mõni ütleks, et ta on fiktiivne, mõni ütleks, et ta on päris. Siis see on Kalevipoja Siil, kes on sinu maetud. Vanemuine. Ei ole, te suur tõll. Liiga lähedale mõtlete. Natuke kaugemale. Ivar Vigla. Oot, et vanem. Mütoloogiline olen. Ja mõni ütleks, et ei ole. No ja meil ei ole ju neid karvaseid suuri tegelasi. Mis ta nimi nüüd on, keda Andrus Vaarik mängib, see või? Ivan Noram või? Lennart Meri. Ei ole. Mina, et osad inimesed arvavad, et on fiktiivne, aga teised arvavad, et ei ole või? Jaa, osad jaoks ta on nende jaoks tähtis tegelane. No sa oled kuradi 8 episoodi oma mingit saare juttu ajanud, näe? Osmussaare? Ma ei tea mitte teiste saarte kohta, mitte midagi, ainult Saaremaa kohta. Aga kes Saaremaa maetud? Ma ütlen, rootsi keeles näiteks on kohe selle tegelase nimi saare nimes sees. Ja see on nende... Aga see on ju vana hea suur Osmus. Osmus teine. Tundud ka kui Osmus noore. Mis nime see on? Kus Väike Osmus. Kui ma ütlen selle saare nime, siis te saate ilmselgelt aru, mis on. Aga see on nii-öelda, see on ühest Panteonist. Mida? Mis see tähendab? Sa ütled sõnu lihtsalt nii. Panteon on kogum jumalaid. Sa vaatasid meil... Aga ma ütlesin Taara. Ei ole Taara. Taara arvatakse on tuletatud Thorist, eks ole, Thor Taara. Aga sama Panteon. Ta tähendab sama kogum jumalaid. Taara... Aga selles suhtes Osmussaare ümbritsev mängib siin rolli natuke. Ma tunnen ennast nii lollina, ütle ära ja lähme edasi lihtsalt. Okay. Arvatakse, et Osmussaar on siis Jumal Oodini viimane puhkepaik. Oodin on Päriselt? Osmus teine, see lihtsalt... Sina kasutad seda tänapäevast nime. Aga omal ajal kõik olid ikka Osmus teine. Tule ja me matame su siia. Rootsi keeles on Odensholm, ehk siis jah. No võt. Aga ma tunnen, meil on selline tempo muutus praegu, et teeme meie kõigi lemmikmängu ja kuulame helisi. Ja kuulame nüüd helisi ja me peame ära arvama, mis asjaga on tegu. Mis helisi me täna kuulame? Linnulaulu. Nii et Karl on käinud ringi, kuulanud erinevaid linde, salvestanud neid, kes Osmussaarel kuulas mõnda lindu. Sa tead, Karli tead see esimene. Nii, Karl, kus me läheme? Milline lind on meie esimene lind? Lase meile. Nii, laseme, vaatame, et heli peaks läbi ka tulema nüüd. Nii. Esimene lind. Esimene, ärge ehmatage. Kurg. Täitsa tavaline. Kurg pakuti. Kurg ei ole. Regular kurg. No, Puntso enne mulle taga ütles, et mina nüüd loodan ikkagi, et tuleb veelindude kohta küsimusi, sest nende kohta ma tean palju.
ja ta on tegelikult võitnud, ta on ka vaata Saare poiss, nagu sa tead, ja ta on võitnud ju Saaremaa parim linnutundi aastal 2004 veelindude kategoorias. 2005 oli see tegelikult. Sorry. Mõni ütles ornitoloog lausa. Poiss-laste siis kategoorias ühe silmaga. Ja vaata jõudsime ringiga, sa mõtlesid, et tuleb parem. Lase midagi veel. Sest see on ka nagu, see on ikkagi, ma ütleks, et su lemmiklind. Ja sa ei pea laskma, meil on teada. Vabandust. Ei jaa, kunagi ma teadsin lindude kohta päriselt ka nagu ülipalju, aga mul on siuke asi nagu, et kui mul tuleb uus info peale, siis vana ununeb ära. Siis vana ununeb ära, eks ole. Ja mul oligi siuke asi, me olime eile Maidukiga Airbnb's ja WC-s tuli ülisarnane hääl. Nii et nüüd ma ei saa seda pilti peast ära. Harilik Maiduk. See ei ole Maiduki armuhüüd kahjuks. Nii, aga mis te veel pakute? Nii väga aju tahab minna kuskile kajaka juurde, ma ütlen sulle ausalt. Aga kuuleme korra veel, lasen korra veel. Lasen korra veel ja ma ütlen teile nii palju vihjeks ka, et see on Tallinna Loomaaias olev loom. Jaa. Eks et võib ükskõik kust alla pärit. See on lagle hääl. Ei ole. Flamingo pakume meie. Flamingo on õige vastu. Ma vaatasin ükste seal otsal, mis ütleb Flamingo. Väga hea. Ma oleks järgmisena vihjena andnud, et seal on seksikas kurg, aga... Oota, kas me nüüd... Kas ma võin panna? Me ikkagi... Oli vihje ju. Muidugi pani punkt, jah. Näed. Saate esimene aus punkt. Nii, aga lähme kuulame, mis on... Lase meile järgmist lindu. Järgmine. See võiks olla isegi päris äratuntav. Püü. Püü? Ei ole püü. Sa lihtsalt tahtsid seda nime öelda. Jah. Seda ma olen küll kuulnud kuskil. Tõesti. Nii. Ta tuleb veel vahepeal, see on päris pikk lindistus. No. Issand jumal. Ta on siin toas. Ta on mingi väike suht vist või? No, kuulame, pane mingi teist. Kohe tuleb veel. Kohe tuleb veel. Mis see ikkagi on mingi veider versioon mingist kuradi kajakast või? Ei ole kajakas. Ma võin teisi versioone, aga need on kõik sarnased. Kas see on ka Loomaaias olemas? Jaa, see on ka Loomaaias olemas. See on midagi eksootilist, ma arvan. See on Loomaaias olemas, see on... Kas ta on Eestis muidugi olemas või? Niisama looduses ei leia. Aga inimestel on. Aga siis ta peab olema papagoi. Ei ole. Papagoi ka. Mis asi see teine on? See mitte perse küll. See vana hea perse küll lind. Mis te looma mõtlete? Ma saan sest nad ütlesid, et ei ole papagoi, see tähendab, et see peab olema... Mitte kukka ka. Ei ole ka. Mingi kotkas ka ei ole. Ma annan teile ühe vihje ja siis ma arvan, et tuleb kiiresti. Suled. Ja see on väga hea vihje. See on väga spetsiifilised suled. See kuradi... Pabulind tuli ära. Aitäh selle liigutuse eest, aga mul oli peast, lihtsalt oli seal taga küll. Saate veel ühe punkti juurde. Ornitoloogia on see, kus teie tugevused on, me saime teada. Nüüd teete ise ka järgmine. Ma mingi tea pabulind. Issand, kui kole. Nii, kui need hakkavad punkti saama. Aga vaata, teile ei kuulnud, kui kohutav asja mõist ütlesid. Korda? Enam ei kuulnud. Vaata saadet! 3. hooaeg. 4. Nii, aga me teeme veel linde. Teeme järgmise lindu. Teeme ühe linnu veel. Ma loodan, et see on õige. Issand. Kas see oli õige? Keegi tuli samal ajal. Kindel või? Ma teen nüüd... Üks sama lind. Nii hästi. Rukkirääk. Kormoran. See esimene on võib-olla kõige... Rukkirääk või? Ei ole rukkirääk, ma isegi ei tea. Sa isegi ei tea, mis rukkirääk. Kormorand ütles. Ta ei tundu eriti sõbralik lind. Ei ole. Ta on nagu hästi mingi õudne Raisa kotkas. Õige vastu! Raisa kotkas. Ma oleks Jana lind pakkunud. Nii, kuidas teil on, kas teeme ühe linnu veel või? Jaa. Teeme viimase lind, vaata nii. Nii, viimane veel. Viimane. Ma ütlen, et ma ei ole seda, ma ei mäleta, milline see täpselt on, aga loodame, et on õige.
see kõik ongi ta hääl see on siis nagu surnud lind. Ma kuulen ka nagu autohääli pigem seal. See on kurg. See on eesel. Keegi kasutab ükskõik mis lindu lõõtspilli. Liikeolud, kõik linnud hakkavad mingi, et seda niisavalt pumpa. Miks mul silmade kohe, kuidas ta jalgades kinni on? Kana, kui tal pea maha võetakse. Wow. See oli lõbus. Ja sa ütlesid, et sulle meeldisid linnud kunagi rohkem? Seal on väga dramaatiline lugu taga. Ei, aga mis linnu? Väga armas lind. Armas lind? Tundub armas. Ja seda lindu vist Tallinna loomaaias ei ole. Ei ole. Aga kas me peaksime selle nagu nime teadma? Jaa. Võita, kas see mingi koolibri või olla mingi väike tegelane, kes ongi mingi sweetheart? Kui ma ei eksi, meil on selle linnu kohta küsimus ka varem olnud. Ja ma olen minu meelest isegi selle linnu häält kunagi lasknud ühes esimeses hooajas. Seda mina ei tea. Aga täna te rääkisite pardist kindlasti. Meil oli hiljuti just vabariigi aastapäev. Ega see ei ole suitsupääsuke ju. See on natuke suurem. Sellega seoses on üks üritus ja selle linnu nime kasutatakse. Kas see on luik? Ei. Üritus on mis midagi nime. Ma arvasin, see oli hea vihje. Ma arvasin, kinni ma tegin eelmine kord täpselt sama. Ja tegin küll, jah. Siis kui see aju või... Mis see üritus? Tõrviku ronk käib. Ma annan sulle... See on lennuvõimetu lind. Lennuvõimetu lind? Jaana lind. Ei ole. Kes need on? Pingviin, issand kui Pingviin tuli ära. Pingviini paraad, muidugi. See üks aplaus oli täpselt see, mis see väärt oli. Seda ta väärt oli. Super. Nii, see lind... Laseme korra veel kuulama, milline siis pingviin on. Kuulame pingviini veel korra. Kuulame korra ja siis lähme edasi. Pange kõik käed ka nii. Kõik kujutab ette. Poisid nii teemas. Ma ei tea, miks ma automaatselt puusi hakkasin liigutama selle hääl. See tõesti, see avas sinus midagi. See kui terve laud hakkas. See oli... Ühesõnaga, see oli pingviin. See oli huvitav. Lähme edasi. Meil on veel paar küsimust vaja teha, nii et lähme edasi järgmise küsimuse juurde, Karl. Palju te lauamänge mängite? Ei tee rohkem Monopoli küsimus. Mu meelest ka see oli kokku lepitud. Ei tee rohkem. Järgmine küsimus. Kirjeldage mulle rebaseviskevõistlust. See on lihtne. Sabast kinni keerut. Me oleme liiga palju aega koos veetnud. See oli üpriski sarnaselt brutaalne. Siis ka jälle väga halb lugu minu lapsepõlvest, see sama küla, kus mina pärit olin. Seal pandi konkreetselt pilvekat. Kõige retsimad vennad, piinasid niimoodi loomi. Oota eesti keeles. Mis see tähendab, jah? No võtta... Tea, mis on pilvekas või? Võtta ette, kuidas jalgpalli väravavaht palli lahti lööb. Okei, see ei ole see. Ja need on siis need kaks asja, mida Televiira tahab panna kõikide lapsevanemate südamele. Et ärge nii tehke, kui te näete, siis kutsuge politsei. Suitsetage nii palju, kui läheb. Elate kaua? Ja rebast löö jalaga. Televiira, koomikude küsimus. 2026. Ütlesid, et see on ju jõhker. See oli jõhker ja see oli grupisport, see oli kahe inimese, see oli paarisport. Ehk siis kõrvadest kinni. Okei, naha. Sa võtad naha, nii? Mina mõtlesin, et... Lõpeta see mõte, palun. Me tahame teada, mis su peas toimub. Mina mõtlesin, et nad peavad... Rebase viskamisvõistlus. Jaa, võimalikult kõrgele pead rebase saama. Olgu, siis ma ei jätka oma mõtet, sest see oli seotud sellega, et nad hakkavad teda üldse nülima. Lihtsalt tore. Ehk siis... Vaata Sandri, nagu ta mõtleb lihtsalt järgmine. Nalja nagu kiiruse peale või kõrguse peale. Lihtsalt tore võistlus, aga lähme siis Punta sul... Nii, ühesõnaga kõrgus, see tuli praegu mängu. Rebane on vaja saada kõrgele. Tiimisport, 2 inimest tiimis. Mis on see, kuidas nad seda sporti teevad? Esiteks, miks üldse seda tehakse? See ei ole vahet. Et saada rebas võimalikult kõrgele. Võisin öelda, et see oli briti aadlike välja mõeldud mäng. Okei. Nii et sa saad aru, et see on lihtsalt mõeldud võimalikult julm asi. Ja siis äkki me mõtleme liiga palju kätest, jalgadest ja... Ei olnud kätest jalgadest. See nagu rebased lasti vabaks, on ju, ja sina oled oma paarilisega kuidagi.
No kuidas sa saaksid, kuidas sa mõtled, see on füüsika küsimus tegelikult. Kas seal on mingid seadeldis mängus ka nagu? Rebane selles mõttes mängus, tema ei tahtnud kaasa mängida. Ei, seadeldis. Tema ei olnud vabatahtlik. Sa saad öelda, et Rebasel ei olnud huvi kaasa mängida. Selles vahvas kogu pere mängu. Ei, mis ma küsin, kas seadeldis nagu, kas seal oli mingi tööriist, millega seal oli jah seadeldis küll. Vahend. Kas see oli katapult? Põhimõtteliselt küll jah, katapuldiga. See oli kahe inimese vahel oli suur riie või lina. Ja siis te pidite samal ajal selle nagu üles viskama, kui rebane oli peal. Wow, see ikkagi on nii rets siis. Oli küll. Lina sees. Lina sees. Aga sa kinni ka püüdsid või? Ei. See lendas kõrgele, nii kõrgele kui sai. Mu peas see on nagu see... Mingi kolmas veel lastele tehakse sama juba. Täpselt olengi lastega teid täpselt sama. Sa viskad nad õhku ja niimoodi nunnu nendel on hästi tore. Ära püüete kinni. Täna me nägime, kuidas erineb meeste ja naiste mõtlemine. Kuidas nagu 2 minuti jooksul saab nii retsilt mööda, aga samal ajal nunnu. Te alustasite ülimisest. Lõpetasite sellega. Linaga on ju... Kuulage, selleks ka eriti hea. Sa kõigepealt teed 4 rebasest, teed lina. Ja siis hakkad aga hüpitama ja rebastel nõnna tore. Kogu rebase perele terve õhtu. Vot see oli hea küsimus. Ma võin öelda, et seda tehti ka veel metsikute kasside ja muud, aga metsikute kassidega oli raske, siis nad kippusid hammustama nagu osalejaid. Rebane ongi siuke beta lihtsalt. Full kakk. Põhimõtteliselt jah. Seal oli mingi erinevate loomadega, ilveste asjadega proovisid, ülejäänud kõik ründasid, aga rebased olid nagu lähme siis lendama. We fly! Karl räägib sellest kõigest, nagu tuleks ise seal olnud ka, see on nii. Nii, aga teeme veel. Järgmine küsimus. Järgmine küsimus. Mida teevad tummad inimesed unes rääkimise asemel? Kuradi viipavad. Liigutavad. Õige vastus. Täpselt nii. Seda on avastatud. Nad räägivad unes, aga viipekeeles lasevad ringid. Veits seda. Ma olen Sandiga võistud. Järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. Ma ei tea, mis mu hääl murdus just, aga... See küsimus ei eruta. Ei ole tegelikult. Miks on nikkel keelatud metall ehtetööstuses? Sest see on mürgine. Mürgine otseselt. Ta määrib ju... Kas ei ole niklist tehtud, nad jätavad jälja ju naha peale? Nagu... Ma hakkasin mingit brände nimetama praegu, seda vist ei peaks. Nagu selle oma ehted. Brändid, kes siiamaani kasutavad jah, seda määrivad. Nahka. Kuidas täpsemalt määrivad? See jääb roheliseks või selliseks... Ei ole selle pärast. Ei ole. Higiga reageerides kuidagi... No jah, aga määrib, see on sama nagu. Okei, vabandust. Palun vabadage mind. Omavahel tülli, väga hea. See on jumala hea. Viimase saate lõpus lähed oma tiimiga. Ma siit otse minema, võtta mõntlikki. Nii, aga lähme punase tiimi juurde. See on spetsiifiline põhjus. No nemad teevad ehetest kindlasti palju. Seal on... See ei ole nagu ebameeldivus. Ütleme niimoodi, et see määrimise osa ma nimelt küsisin täpsustust. Et jätavad jälje. Tekitab mingi püsiva jälje, see on see point või? Mingi reaktsioon tekib millegagi või? Aga miks nikkel? Milleks niklit veel kasutatakse? No, üks maasika suht suur nikkelhead ma olen. Nikkelback. Et ei jõua, ütleme niimoodi, kui ma hakkan neid tõesti nimetama, ei jõua ära nimetada neid kõik, nüüd parem ei alusta. Elektroonikas on tegelikult nikkel väga kasutatud. No aga siis anna mingit viiet on sul või? Olite õigel teel. Õige vastus on läbi käinud. Ongi siis see, et jätab püsiva jälje või? No nagu, et see ei tekita mitte mingit allergia, vaid see tekitabki nagu mingit põletust või paska, et see jääbki sul nagu allergilise reaktsiooni ja mis sulle jääbki nagu külge.
Nüüd sa andsid mulle 2 vastust ühes lõpus, aga ma loeme selle ära. Õige on, et see on väga levinud allergia on see. Et see lööb lööbe lihtsalt, et see ei ole püsiv jälg, aga hästi palju inimeste nahaga reaktsiooniga tekib see nikkel, et ta ei määri otseselt, seda võib ka teised asjad võivad määrida. Aga see, et ma mürgine ütlesin, see ka ei olnud õige. Mürgine otseselt, allergia on teine, see ei ole kõikidel inimestel. Hea küll. Aga ühesõnaga, te saate 1 punkti juurde, saate 6 punkti peale minna. Nüüd teeme väikse aplausi, mul on see tiimile. Mitte miski ei ole veel läbi, sest et meil on tulemas viimane küsimus, see on topelt punktide peale, nii et ilma vihjeta saate 4 punkti, vihjaga 2 punkti, nii et teil on võimalik viigistada või isegi võita. Aga enne veel, kui me oleme viimase küsimuse juurde, teeme väikse promonurga, nii et alustame Puntso. Ega midagi suurt ei olegi, tahaks autot osta endale. Saatke raha või? 2000 kuni 4000 mingi romu, kui kellelgi on müüa, siis kirjutage mul Instagrami. Ja Puntsomania showdel käige, see on iga kuu kuskil, vaadake Instagramist. Aitäh teile! Sander, sina oled vist jõudnud Eestisse tagasi, kuidas töö on? Noh, mina tahaks öelda, et oleme kõik toredad ja sõbralikud. Väga hea sõnum, tore. Ja läheme edasi Sinise tiimi juurde. Kuidas Pillerin, kuidas saab rahvas olla kursis sinu tegemistega? Ka ma arvan sotsiaalmeedia kaudu enamjaolt, aga mis ma tahan öelda, kui siin promoda juba saab, siis Jazz Kaarel on tulemas hip-hopi sõpradele J-Dilla kontsert, kus ma ka laulan ja mis on ülimalt lahe, seal on nii andekad lauljad või nii andekad tegijad, muusikud üldse, et tasub juba selle kogemuse pärast tulla. Ja kus kohas, väga äge, teeme aplausi. Piletid on siis sanderoigus.ee. Väga hea, aga minge siis Jazz Carrel. Jazz Carrel. Edasi. Ma võtan üle paar minutit. Väike pausi. Teele, kuidas rahvas saab olla kursis sinu tegemistega? Mul tuleb ka üks väga hea keika, kuhu te ei saa tulla, see on Londonis. Sa nagu ei lase neid tulla või? No ma lihtsalt teen ennast nagu lahedamaks, kui ma olen. Tegelikult ongi see, et vaadake sotsiaalmeediat, siis seal saab ikka kursis olla kõigega, mis igapäevaselt toimub. Väga armas, väga hea. Aga Karl, viime nüüd kurssi meie hooaja viimase episoodi viimase küsimusega. Nagu ikka väike pehmendusküsimus. Kas te Joogikaru mäletate? Multikat? Joogikaru multikas? Mäletan. Miks tal lips oli? Et targem välja näha. Kes see Joogikaru oli tegelikult? See oli see, kes kogu aeg selle pargivenna lõuna ära varast. Where's my picnic basket? Varas. Midagi hakkab tulema. Ainet? Ei britsinud. Okei. Siis see pole see multikas. See lihtsalt teda vähem hirmsamaks teha, et teda nagu inimesemaks teha. Ei olnud seega. See oli niisugune kõrvalmõju. Okei. Miks ta lips? Et saaks aru, kas ta on poiss või tüdruk? Ei, see ajast oli küll siuke. Ta oli mingisuguse lipsuga turisti ära söönud. Ei, see oli siuke tehniline. Ma ütleksin, et mõelge, mis ajastu multikas see oli. Kas te mäletate Hanna-Barberat, mäletate? Hanna-Barbera multikaid? Okei. Väga palju oli. Samal põhjusel oli ka näiteks Scooby-Doo'l see kaelarihm. Siit vist ei tule praegu ära. Ütle ära see vastu. See on nagu kodustatud versioon. Ei on. See oli puhtalt animatsiooni jaoks, sellepärast, et sul oli palju odavam animeerida, sest tal oli pea ja keha oli eraldi ja see oli lihtsalt see lõikekoht. Oli lõikekoht. Davai, lähe. Seda poleks välja mõelnud. See ei olnud küsimus. See oli soojendusküsimus alles. Oli või? Ma tean, mis suunas. See oli päris küsimus ka. See oli päris küsimus ka. Ma arvasin, et sul oli topelt küsimus. See vahepeal ikka teed, kuule. Vahepeal viimane, võtta kokku. Okei, teeme. Teeme midagi veel. Küsime siis, kas mul on multikate kohta midagi? Ei. Küsime väga lihtsa ajaloo küsimuse. Kes oli Egiptuse viimane vaarao? Tutankamon. Võite mulle lihtsalt öelda, kelle laps ta oli? Sfinksi. Okei, nüüd ma julgen rohkem pakkuda. Kleopatra järel tuli ikka oli ju. Kelle? Kleopatra. Kaugelt. Kleopatra ja kelle? Amon-Ra või? Mina ütlesin täiesti tavaliselt. Me ütlesime erinevaid asju samal ajal, aga kui see on õige vastus, siis me ütleme selle. See ei olnud Napoleon, teine kuulus juht. Caesar. Caesar on õige vastus. Kleopatra ja Caesari kohal. Nii, nimi oli Caesarion. 2 saime. Dos. Unos dos.
nii, aga see ongi meie tänase mängu lõpuskoor, nii et hooaja viimane saade meil viik ja nii et teeme suure aplausi meie tänastele tiimidele. Teile Viida ja Ellik, meie punane tiim Sander Õigus ja Hendrik Kuntso. Teeme suure aplausi meie küsimuste meistrile Karl-Jolar Varma. Minu poolt suur aitäh, et olite meiega terve hooaja. Minu nimi on Kaspar Rikkerville, aitäh, et vaatasite. Aitäh, et vaatasid tervet osa, suur aitäh meie sponsorile Unibetile ja kui juba siiamaale jõudsid, tee kindlaks, et panid meie videokanalile subscribe ja videole like. Aitäh ja järgmise korrani.